hooaja viimane osa. Mis täna? Tõsi ta on, nagu sa ütled, aeg meid siin muudab ja aeg on meid muutunud. 3 nädalat on möödunud nagu nii juhti, kuidas see küll läks nii kiiresti. Ja kuidas siin hästi läks, on teine küsimus. Ma ei oleks mitte kunagi oodanud täpselt sellist vastuga, mis meil on olnud. Peale selle, et nagu teid tõesti on nii palju tulnud siia juba meiega vaatama. Täpselt, juba esimesel nädalal veetsite te meiega 100 000 tundi. 100 000 minutit, jah, minutit. Mis on väga suured numbrid. Aitäh teile. Me ei osanud tõesti seda kuidagi oodata. Ja see on niivõrd meeldiv üllatus, et me nüüd Martiga võtame pisukese pausi, umbes ma arvan 2 nädalat. Valmistame ette teile järgmist hooaega, et see oleks pikem eelkõige on ju loomulikult. Sisukam. Mõtleme välja, mis on need asjad, mida me tegime hästi, mida halvasti. Ja mis asjad just kõditaksid teie närve ja mida teie näha tahaksite. Aga me ju ei pääse üle ega ümber minu vigadest. Mul oli 2 suurt terrorit selle terve seasoni jooksul. Kas sa olid veel, aga okei. Olid veel. Eelmisel nädalal kohe ütlesin siin kohe pervertne, mis tegelikult keeleteadlased ütlesid, et see on perversne. 2 S-iga. Parandasime ära ja nüüd on kõik korras. Suured tänud teile, et te olete hoiate meil silma peal, aitate mind, on ju. Ja teine error oli see, et ma olin guugeldamisel teinud väikse vea, kui me vaatasime neid filme, mis kõige rohkem teenisid. Ja see tuli ka kommentaaridest välja. Just, ja mina tegingi ühe vea Anu Saagimi vanusega. Mina ütlesin, et Anu Saagim on 55, aga Anu Saagim on tegelikult 56. Nii et meie suured vabandused, me alles õpime ja ainult paremini veel. Seest võtaks ette mõned kommentaarid veel, mis olid nagu eriti paluks siinkohal siiski Anu Saagimi käest vabandust ka, et ma tema vanusega niimoodi eksisin. Minu kõige lemmik kommentaarid olid loomulikult see, et siin toodetakse ja sinu vastus oli minu arust, see mingi kutt kirjutas, et mis see veel on. Palun ütle, kus sa sõnastasid selle vastuse nii ilusasti. See siin on iga argipäeva hommikul kell 7 ilmub saade, mida juhivad Martti ja Lauri. Head nautimist ja vaatamist. Nii et kui sa arvad siiamaani, et see on üsnagi halb ja sa oled seda mitmendat korda vaatamas, miks sa seda teed? Come at me, bro. Kui te arvate, et te kirjutate meile kommentaariumisse heiti, me ei loe seda, siis te eksite. Ja kui te arvate, et me ei kirjuta teile vastu midagi, siis te ka eksite. Katsuge siin tulla tühja koha pealt lahmima, saate kohe vastu. Aga igal juhul, igasugune kriitika on minugi poolest teretulnud. Ja see on ainult meile hea meel, et te panustate meisse niivõrd palju ja tahate, et me jõuaksime veel kõrgematel levelitele. Paremaks, jah, sest kriitika viib edasi. Martti laulab papsee kõvasti ja väga valesti. Nõustun, täielikult. Of course. Ma teen seda järgmistes osades ka kohe kindlasti, nii et kui sa tahad seda näha, siis vajuta all subscribe. Mulle meeldisid need tegelikult, et inimesed hakkasid pakkuma meile juba ka vaikselt neid teemasid, millest rääkida. Küll aga pisut morbiidselt teemal, mida me YouTube'i panna ei saa, et järgmine video võiks olla, milles seda suri. Mina võiksin, kui sa näiteks teeksid mulle sellise mängu, et sa küsid mu käest mõne tuntud inimese kohta, et milles seda suri, siis ma võiksin vastata kõikidele asjadele ühtemoodi ja see oleks alati õige. Südame seiskumisse. Nüüd minul on veits kurvem hetk. Viisakas inimene on kirjutanud, vabandage mu rumalust, mis on Nukumaja? Tõesti. Me rääksime siis telesarjadest. Ja Nukumaja oli telesari ja ei olnud inimene näinud nagu minagi. Samas on alla kirjutanud nagu mingi, mida kui vana sa oled? Jääme ikkagi siinkohal viisakaks. Inimene kirjutas, et vabandage mu rumalust, ta vabandab ilusti ette ja sa tuled lihtsalt brutaalselt lajatad tal näkku. Just. Nii nada, sa võid seda teha kellegi teise kommentaariumis. Meie oma on ikkagi viisakas ja täiskasvanulik nagu kooli söökla järjekord. Kas jalgpalli MM-ist tuleb ka podcasti videosid? Ma podcasti peale me pole veel mõelnud nagu siin on ju. Aga Martti ütles väga hästi, et minu DNA-sse on sisse kirjutatud jalgpall, siis loomulikult ma surun ka läbi kindlasti siin saates jalgpalli teemalisi päevi. Kuna juunis vist on see MM või juuni ja juuli on jalgpalli maailma meistrivõistluse. Nüüd jalgpalli huligaanid tulete, saate hakata mulle verbaalselt nuhtlust, nüpeldust. Jaa, aga siin on juba tegelikult sellega algus tehtud, sest et 2 kommentaari oli vastava sisulist, kus Martti on nii loll, ei tea mitte midagi. Martti näitab jälle, kui rumal ta on. Kas kõike peakski teadma? Minu meelest just see saade ongi selleks, et teid harida, mind harida, meid 11. Mind ka harida loomulikult. Ja kui palju sa oled ju tegelikult selle 3 nädala jooksul juba õppinud? Väga palju. Samamoodi ka mina, et las me teeme seda saadet veel, ütleme aasta aja pärast, ma arvan. Me oleme kuldvillakusse. Ja me oleme kindlasti söönud rohkem erinevaid toiduaineid kui Marko Reikop, nii et
andke meile lihtsalt aega. Ja 2 nädalase pausi jooksul me kindlasti pudistame teile ka natukene palukesi sellest, kuidas me tegime esimese proovi selle saate tarvis. Ja eks me Martiga ikka ju oleme koos ja vedame aega ja... Me mõtleme neid uusi asju välja ja kirjutame, et midagi siin ikkagi ilmselt nagu selle käigus ka sünnib. Kurb hetk on natuke. Aga tegelikult on lõbus, sest et kohe tuleb varsti suvi ja teil on aega rohkem veel vaadata midagi. Ja mul on nii palju ideid, mida Martiga tegema hakata. Ma olin nädal aega reisil ja lihtsalt mul tuli nii palju peale uusi asju, mida ma kõike tahan Martile teha ja ma tahan näha, kuidas ta reageerib ja ma tahan, et see oleks awesome. Mulle meeldib luua ja mul on hea meel, kui te olete siin valmis meie loomingut autima. Aitäh teile kõigile, kohtumiseni. Tšau. No nii, tõmbas pisarasse. Joo. Järgmisel nädalal. Ma just päristasin, et mul on pooled meiga asjad otsa saanud. Ma just päristasin, et mul lainer ikkagi ei sobi mulle täna, jah. Just.